Tere õhtust, head sõbrad, otsesaade Õhtu on alustanud, uus nädal on alanud. Tere kõigile! Tere ja me räägime kohe alustuseks tantsimisest. Nimelt on eestlased ellu kutsunud rahvusvahelise online tantsuvõistluse nimega Battle the Virus ja me räägime sellest loomulikult kohe lähemalt. Ei saa mainimata ka jätta, et oleme isegi ehk natukene osa võtnud, aga kõigepealt väga selline ikkagi stiilipuhas stiilinäide siit kõrvalt lavalt. Palun, Lenel! About it, no need to whisper. I got you lying about it to all your sisters. You tell them you was out that you can't hear your phone, but you call me up on mine. I get you working on the floor. You working all day, working all night. If you working up to me, I get you working all right. I'm in the mood, in every way. Ooh, I get you working. Working up the sweat, you're working up to me. I get you working up the sweat, you working up the sweat, working up the sweat. If you love it up to me, I get you working up the sweat. Väga ilus, suurepärane. No erinevaid tantsu-challenge'id leiab kogu maailmas tohutult palju. Vaadake TikToki näiteks. Üks teeb ette, teised üritavad järgi teha, aga eestlased, uskumatu küll, on suutnud selle raskel ajal välja mõelda siis ülemaailmse väljakutse, mis on online tantsuvõistlus ja kus muuseas jagatakse ka raha, võiduraha. Tere, Anna-Maria! Tere! Kuidas te sellise asja ära tegite? Et mismoodi see võistlus nüüd käib, et terve maailm on teie võistluse järgi nüüd hullumas põhimõtteliselt? No tegelikult kõik sai alguse sellest, et me parasjagu tegelesime Camp of Hip Hop elustiililaagri korraldamisega, mis on siis tegelikult leidnud meil siin samas Eestis rahvusvahelise laagrina aset juba 17 aastat. Ja siis nagu kõik on kursis, tekkis meil eriolukord. Ja siis meil natukene see korraldusprotsess nagu aeglustus. Ja siis ühel hetkel saan mina kõne, ma saan enda kogemusest rääkida, tuleb kõne laagri peakorraldajalt Joel Juhilt ja mõte oli siis midagi sellist, et aga mis oleks, kui me teeks midagi online'is, midagi virtuaalselt, mingi võistluse ja prooviks selle teha niimoodi, nagu päris asi oleks. Ja sealt läks tegelikult see lumepall veerema ja meeskond on tegelikult suurem kui ainult mina, Joel ja Lenel siin. Nii, aga räägi ära, kuidas see võistlus toimib, et mis siis tegema peab reaalselt ja kui kaugedesse riikidesse te lõpuks oma selle väljakutsega olete jõudnud? Ja 2 nädalat siis korraldasime, panime pead kokku, mõtlesime, kuidas me võiksime seda teha ja me lõpuks otsustasime, et teeme selle rahvusvaheliselt. Kõik võivad igalt poolt üle maailma osaleda. Vanusepiirangut ei ole, stiilipiiranguid ei ole, tule tee, mis stiili tahad. Pane ennast lihtsalt kirja, lae üles oma video, mis on siis filmitud turvalises keskkonnas oma koduseinte vahel või kuskil metsanurgas. Ja muusika on sama kõigil? Ja muusika osas on sul valida 4 loo vahel, ehk siis vastavalt sellele, kus sa tunned, et sinu stiil paremini sobituks. No Lenel, tere sulle ka ja väga lahe tants oli sul. Mina oleks võinud arvata, et sa oled selle umbes 17 korda läbi proovinud, enne kui sa siia saatesse tulid, aga tegelikult võistlus on improvisatsioonivõistlus. Just. See siis oli sul koha peal mõeldud tants praegu või? Päriselt või? Ma mõtlesin vähemalt selle promo jaoks, mõtlesin midagi nagu harjutasid midagi, kui see oli impro, siis ma mõtlen, et issand jumal, kui head on meie tantsijad. Ja meie tantsijad enne. Nii et võistlusele, sest sa ise võistled tegelikult ka, saatsid sa midagi muud? Jah, selles mõttes, et eks mingid liigutused ikka korduvad, kui sa mingid kindlad tantsustiili teed, aga kõik on täiesti sünnib koha peal, mis on su emotsioon, kuidas sa muusikat tunnetad, et selles mõttes jaa, see ei olnud kindlasti täpselt sama. Aga kui te olete nüüd neid töid vaadanud, mis teile laekus ka, et siis kui suur on erinevus, ma ei tea, tänava stiil on üleüldse võib-olla natukene teistmoodi, aga selle võistluse raames tuli teil näiteks võib-olla rohkem just selliseid tänavatantsijate videoid või võttis osa ka mõni, ma ei tea, võistlustantsija, võttis osa ka mõne teise stiili esindaja? Meil võttis osa näiteks üks meesterahvas Eestist, kelle stiili mina ei osanud kohe ära tunda, et keegi, kes lihtsalt tantsiski enda väljenduseks ja valdavalt olid küll tänavatantsustiilid, aga need olid väga-väga erinevad, et kõige huvitavam oligi see, et kui me avasime selle võistluse, siis esimene osaleja ei olnud mitte eestlasena, vaid Jaapanist 11-aastane noormees. Nii?
ja see energia, Mis tantsu ta tegi? tema tantsis sellist tantsustiili nagu krump, tänavatantsustiil, aga lihtsalt see oligi nii huvitav, et nii kiiresti on jõudnud eestlaste tantsuvõistlus laiale areenile. seesama poiss, kes praegu tantsib, jah? ja just täpselt. No päris edevalt laseb, jah. Ma ütlen niimoodi, et kui mina sellist tantsu üritaks teha, siis ja kõik tegelikult naeraksid. selle 11-aastase poisi kohta ta võib küll noor olla, aga tegelikult on tegu tipptantsijaga. Ja ta jõudiski meie juurde tänu sellele, et me korraldamegi igal suvel Camp of Hip Hop elustiililaagrit, mis ongi suunatud kõikidele tantsijatele üle maailma, et mitte ainult eestlastele. No nii, aga nüüd on siis, ma saan aru, et osalejad USA-st, Suurbritanniast, Jaapanist, Kreekast. Eestist. Igalt poolt on olemas ja 16 parimat on nüüd välja valitud. Mis neist edasi saab siis? Et 16 parimat, on seal mõni eestlane ka? Ja just, et eile öösel läks siis lukku esimene voor, top 16 selgus, siis hääletuste ehk siis meeldimiste põhjal YouTube'is ja seal on ka eestlasi. Eestlased on siis sealt lausa 10 või 11 osalejat ja meil on ka väga tugev konkureerija Ameerikast, Suurbritanniast, Kreekast ja Lätist. Nii, kes nüüd žürii on, kes neid tantse hindab? Sellega on nii, et me ei avalikusta seda, sest me üritame vältida igas valdkonnas toimuvad siis onupojapoliitikat, et kui me ütleksime välja need kohtunikud, siis kõik üle maailma tunnevad üksteist ja on väga lihtne kellegagi teha mingeid selliseid Kas te kardate, et Jaapani poiss valub mõne žüriiliikme ära ja ütleb, et kuule, äkki paned mulle natuke rohkem hääli? Pigem lihtsalt üritame hoida seda, et kõigil oleks võrdsed võimalused ja võrdsed eelised, aga pärast võistlust me avalikustame kõik žüriiliikmed ja ma võin öelda, et tegemist on väga tipptasemel liikmetega. Kuidas sina ise osaleda saad? Kui ma kuulan praegu neid jutte, sa ju ise oled ka osalenud, eks ju? Või? Kas sa pääsesid edasi? Ei, ma ei pääsenud. Siis on korras, siis on okei. Ja ma võin kinnitada, et Lenel ei tea, kes need rahvusvahelised kohtunikud on. Sina lihtsalt ei tea, sa aitad korraldamisega. Nii, aga kuidas nüüd, võib-olla sa tead ikkagi avada kaarte, et kuidas žürii oskab aru saada, et see tants on improvisatsioon, sest teil on see väga oluline siis ikkagi nagu kriteerium võistlemaks sellel konkursil üleüldse, et sa peab nagu koha peal selle tantsu tegema. Mina näiteks ilmselt küll ei oskaks aru saada, et see ei ole läbi harjutatud. Tõepoolest, et mida me väga rõhutasime selle võistluse puhul on see, et tegu ei ole koreograafia võistlusega, see on improvisatsioon, see on freestyle võistlus ja siinkohal ikkagi tulevad meile appi siis rahvusvahelised kohtunikud, kellel on aastaid ja aastaid kogemust ja sadu võistlusi nähtud, kes väga selgelt saavad aru, et kas tegemist on mitu korda harjutatud koreograafiaga või on ikkagi see loomulikkus ja sujuvus tuleb siis tantsijast endast. Nii, meie osaleda ei saa, kuigi me Ära veel räägi, rahu. No nii. Aga me ei oskagi hinnata, kas me kuidagi saame kaasa aidata, minna näiteks vaadata neid videoid, teil on ju nad kusagile kindlasti üles laetud. Et tegelikult kõige parem koht, kuhu minna, ongi Camp of Hip Hopi koduleht, samamoodi YouTube'i ja Facebooki kanalid ja väga palju positiivset tagasisidet on tulnud inimestelt, kes ise ei osale, aga nad jälgivad seda protsessi, nad leiavad oma lemmikud, saavad kaasa aidata. On must mingit kasu ka, kui ma näiteks midagi laikin või millegi alla kommentaari lisan, et kas see kuidagi aitab edasi pääsule? Kui sa rahvusvahelises žüriis ei ole, siis aga selles suhtes ikkagi aitab ju tantsija enesehinnangule kaasa. Praeguses olukorras, kus ei ole sul publikut, kes kaasa elaks. Kuulge, kõige tähtsam, see publik on loomulikult väga tore, aga kultuuriinimesed teevad praegu kõike tasuta või maksavad peale. Te olete suutnud kuskilt välja võruda ikkagi mingid auhinnarahad. Et see on vast ikka kõige tähtsam sellele osaleja, et see tore, kui ma YouTube'is selle vaatamise või laigi saan, aga kuidas te siis nii-öelda raha välja võrute, et tõesti on siis toetajad? Jah, et see ongi tänu Camp of Hip Hop elustiililaagri koostööpartneritele, et kuna me teeme seda laagrit igal aastal, siis on meil olemas head partnerid, kes aitavad, nii et see tuleb sealt. Ja hetkel oleme me ikkagi väga optimistlikud ka, et me suvel laagrit ikkagi teeme. Suurepärane. No me soovime teile palju edu ja järgmiste voorudega siis, no ma ei tea, kas sina ise ei ole rahvusvahelises žüriis, aga ütleme žüriile siis jõudu otsustamisel, kes edasi pääseb. Teised minge ja vaadake ja nautige, aga nüüd me võime küll vist avalikustada. See on natuke nagu lõpuüllatus. Tegelikult esimene voor on küll lukus. Me saatsime küll videod, jäime natuke neljaks, saatsime 0001 oma video, aga meie õnneks pandi meid siis kokku ikkagi väikse videopopuriina kõikide teiste tantsijatega ja me Piretiga proovisime selle võistlusele anda oma panuse. Kuidas see ikka välja näeb, näete kohe. I'm too shy
shy about it, no need to whisper. I get you loud about it to all your sisters. You tell them you was out that you can't hear your phone.